Olen sündinud, kasvanud Haamnimes, Viimsi vallas ja kui mina kunagi poisikesena kooli läksin, siis mul suurt valikut ei olnud, võib öelda, et kahjuks olnud või õnneks olnud, pigem nüüd tagantjärele vaadates kindlasti õnneks, et oli valida mul ainult käsipallitrenni ja treeneriks Ain Pinnanen ja ma olen väga õnnelik, et ma sinna läksin, sinna sattusin ja sealt käsipalliklubist HC Viimsi, kus ma üles kasvasin, sain ma eluks nagu väga vajalikud ka väärtused, asjad. HC Tallinna sattusin ma võib-olla täitsa nagu juhuse tahtele, et olin ma kunagi Audenteses Jüri Lepa käe alla mänginud, ennem seda siis HC Viimsis Ain Pinnaneni käe all ja ka Ain Pinnaneni olin juba keskkoolis aidanud treenerina ja ka Jüri oli ilmselt sellega kursis ja kui Risto Lepp klubi alustas, siis ta oligi Jürilt nõu küsinud, et keda noorematest kuttidest appi võtta ja siis Jüri oligi mind soovitanud ja niimoodi õnnelikult ma siia olengi jõudnud. Jah, et minu ja Risto esimene kohtumine oli selline päris humoorikas, et saime kokku Viimsi spaas, nautisime seal spa mõnusid, samal ajal rääkides siis unistustest ja mõtetest, mida siis kumbki meist eluga ette tahab võtta, millest me unistame, mis me teha tahame, siis mina noore mehena siis julgesin Ristole öelda, et mina unistan, et minu käsipallivõistkond võiks kunagi mängida Saku Suurhalli sarnasel areenil või suuruselt sarnasel areenil, siis Risto hakkas selle peale naerma, ütles, et tema unistab, et tema võistkond mängiks Champions League'i Final Fouris. Et selline lustakas kohtumine oli meil see esimene kohtumine, peale seda saigi nagu käed löödud ja kui me saime mõlemad aru, et meil on mõlemal nagu kõrged suured ambitsioonid, siis miks mitte seda koos teha. Ambitsioonid on ikka sama suured, et jõuda võimalikult kaugele selle käsipalliklubiga. Kindlasti visioon on selles mõttes muutunud, et me teame nüüd juba täpsemalt, kuidas me peame sinna jõudma, mis me selleks tegema peame ja ma ei saa üldse salata või öelda, et see ei pruugi jälle muutuda, et me õpime iga päev, iga nädal, iga kuu uusi asju, käime uutes kohtades, näeme, kuidas teised Euroopas seda teevad ja ma usun, et me ühel ilusal päeval jõuame sinna kõrgele suurde käsipalli, aga see võtab veel aega. Jah, eks me neid väärtusi mainime palju, räägime nendest palju. Nagu me kõik teame, siis kordamine on ka tarkuse ema, et ka meie klubi siseselt me senimaani räägime nendest väärtusest uuesti, aga klubi siseselt läheb meil aega, et neid paika saada, aga miks need on meie jaoks tähtsad, on just seetõttu, et ainult läbi väärtuste, läbi kindla kultuuri suudame me kasvatada intelligentsed käsipallurid, kes suudavad lahtise peaga suhtuda nii käsipallimängu kui ka elusse üldisemalt, et nagu meil oleme jutuks olnud, et meie klubis, et me ei kasvata ainult käsipallureid, vaid me kasvatame ka ühiskonnale kasulikke inimesi, et ja just läbi nende väärtuste me näeme seda võimalust, et kui need tüdrukud, poisid ei hakka just käsipalli mängima täiskasvanuks saades, vaid nad siirduvad tööle kuskile oma erialale, siis neil on ikkagi need samad väärtused, mis nad on siit meie klubi juurest selgeks saanud ja need väärtused aitavad neid ka edaspidises elus. Minu jaoks on intelligentne mängija selline, kes suudab lahti mõtestada käsipalli mängu enda jaoks oma peas, et selle jaoks ei pea olema ta väljaku kõrval treener, kes karjub talle ette, mida ta seal väljakul tegema peab, kas mine viiskele, ära mine viiskele, söödajoonele, ära söödajoonele või lapsevanem kuskil tribüünilt karjuma, vaid et laps suudaks oma peaga lahti mõtestada selle olukorra, millest ta on hetkel, kas see on koostööjoonega, koostöö ääremängijaga, on see suurem 6-6-ene mäng, et kõik meie lapsed, kes on meie klubis saanud käsipallihariduse, suudaksid ükskõik, kelle alla nad lähevad mängima, ükskõik kuhu riiki nad lähevad mängima, ja nad saaksid käsipallist aru, ükskõik kuhu me nad vette viskame, kas me viskame nad mõne treeneri juurde, kes mängib ainult aktiivset kaitset, kes mängib passiivset kaitset ja nad suudaksid igas süsteemis ellu jääda ja käsipallist aru saada. Absoluutselt, et ainult heade ja tugevate treeneritega on meil võimalik selliseid mängeid ja lapsi kasvatada. Tuleb tunnistada, et iga hooaeg me näeme kõvasti vaeva, et areneda. Ma ei ütle, et me oleme veel väga heal tasemel, me oleme heal tasemel, aga me areneme iga aastaga edasi. Me teeme treeneritele seminare, me võimalusel käime välissõitudel, välisklubide juures, välisspordikoole vaatamas, et vaadata, kuidas teised teevad ja siis tuua siia edasi meie juurde uusi huvitavaid asju.
kindlasti paneks treeneritele südamele selle, et nad oleksid avatud kõigele uuele, nad vaataksid ringi, mida teevad teised, nad uuriksid, kuidas lähenevad treeningutesse teised treenerid, nad väärtustaks meie klubi väärtusi, nad räägiks nendest lastele. Me oleme juba siin videos neid kordame edaspidi, et see on hästi tähtis meie jaoks, et just seda meie väärtusi ja meie kultuuri ja meie kogu seda kokku lepitud kuidas me viime lasteni neid oskusi edasi ja meie mängustiil, et see kõik oleks ühine ja meie treenerid klubisiseselt järgiks seda, lähtuksid sellest, sest kui me teeme kõik erinevat pidi, erinevat moodi, siis me ei jõua ühise tulemuseni, aga kui me teeme samu asju samade väärtustega, muidugi igaüks natuke omas võtmes, siis võib öelda, et kunagi me saame väga kõva pundi kokku. Kui mina olin muidugi väikse saadik hull spordifanaatik ja kui mulle Ain Pinnanen kunagi seda võimalust pakkus keskkoolipoisina, et tema kõrvalt aidata natukene, siis ma võtsin selle kohe julgelt vastu, aga muidugi seda vastu võttes ja juba esimest trenni andes ma sain aru, et see ei ole üldsegi nii lihtne, kui see võib esialgu tundus. Sul antakse kätte 12, 14, 16, võib-olla vähem, võib-olla rohkem lapsi ja sa pead suutma nad panema, tegema midagi ühist ja et sellest kõigest kasu oleks. Et see oli hirmsasti suur väljakutse minu jaoks, oli raskusi, ma üldse ei ütle, et oli lihtne, aga lõpuks, kui sa sellest nagu jagu saad, mitte jõuga, vaid jälle mõistusega ja koostööga, et sa suudad panna nad ühise eesmärgi nimel pingutama, siis see annab esiteks sulle endale enesekindluse, et tegelikult elus ongi niimoodi, et kui sa saad suure karja lastega hakkama, sa suudad nad panna tööle ühise eesmärgi nimel, siis ma ütlen ausalt, et elus palju rohkem enam asju ole, millega sa hakkama ei saaks. No kindlasti, mille poolest tänapäeva pallurid erinevad võib-olla minu aegsest generatsioonist, siis mina võin pidada ennast üheks viimaseks generatsiooniks, kes oli siis hoovisportlane. Et kui minu suved said eranditult mööda saadetud ainult kortermaja sisehoovis jalgpalli taga ajades, muid sportmänge mängides, terve talve ma käisin käsipallisaalis, hüppasin lume sees, sumpasin, käisin jääväljadel ja viibisin enamus oma ajast ikkagi õues või siis kodus toas palli mängides ja lampe puruks tagudes või hullemal juhul aknaid puruks tagudes, siis tänapäeval kahjuks nutiajastu on toonud ikka selle tendentsi, et esimese asjana võetakse telefon lahti, kui pääsetakse kas siis klassiruumist või treeningruumist välja. Kodus mängitakse arvutimänge või siis konsoolimänge. Kui ma kuulen, et poisid tulevad reisidelt koju ja jooksevad esimese asjana suures ahastuses arvuti taha ja ei pääse sealt välja ennem, kui neid võib-olla tõmmatakse sealt välja, et seda on nagu kurb kuulda, et midagi ei ole teha, me elame praegu sellises keskkonnas, sellises ühiskonnas, aga kindlasti ma näen, et see on üks suurimaid erinevusi, kindlasti on väga häid erandeid, poisse, kes teevad ka väljaspool treeningaega trenni ja liigutavad värske õhukäes ennast, aga kindlasti hakkab see kõik nagu kodust pihta, perekonnast pihta, et kui kodus on sul ema-isa aktiivsed, vennad-õed aktiivsed, sugulased, suguvõsa aktiivne, et siis oled ka kindlasti sina ise aktiivne, aga kui sul kodus ka on üks löösutamine ja kodusel ajal on teleka vaatamine au sees või midagi muud, siis ma kardan, et ka need lapsed on laisad ja ei jõua ja ei taha midagi muud teha. No ma ei taha midagi väga halvasti öelda, aga ma olen kõnelenud ka paljude kehalise kasvatuse õpetajatega ja üleüldiselt olen spordis palju sees, siis olukord on päris trööstitu kohati, et räägitakse, kuidas lapsed tulevad kooli, nad ei oska joosta, nii naljakas kui see ka ei tundu, nad ei suuda sirgelt joosta, nad kukuvad pikali, nad tõepoolest, et koordinatsiooni ei ole lastel, see on muidugi jälle võib-olla sellised kõige hullemad näited, aga jah, tõesti, et seisund on halvem, ei ole midagi salata. Kindlasti seisund on halvem just linnaruumis, sest siin võib-olla ei ole nii palju ruumi lastel liikumiseks. Võib-olla seisund on natuke parem maapiirkondades, aga olukord ei ole teps mitte hea. Jällegi ainult väärtused ja kultuuri loomine, et mis ma üldse Eestis näen, on see, et spordi tegemine ei ole võib-olla sellise au sees, kui see on mujal Euroopas, Kesk-Euroopas, Lõuna-Euroopas, Skandinaavias, et
et kui mujal on perekondlikult see alati väga toetatud, et laps käib trennis, last veetakse, last tuuakse, lapsega koos käiakse sportimas. Ma jälle ei ütle, et seda meil ei tehta, aga seda tehakse veel liialt vähe. Et kindlasti see on üks võimalus. Teine asi on koolis, et koolisüsteemis, kooliprogrammis oleks kehaline kasvatus rohkem auses. Kui ma loen artikleid, et kehalise kasvatuse tunde võetakse vähemaks, hindamissüsteemi muudetakse, muidugi me ei saa kõiki lapsi lüüa ühe puuga, aga kindlasti me peaksime suutma lastele koolihariduses andma mingid baasoskused, et nad oskaksid oma keha eest hoolt kanda ja kindlasti ma ei räägi ainult trenni tegemisest või liikumisest või jooksmisest või milleski, vaid kindlasti üks asi, millele meie ühiskonnas üldse tähelepanu pöörata, on toitumine. Et ma arvan, et tegelikult, kui me suudaks lihtsalt iga inimene piisavalt vett juua ja õigesti toituda, mitte ennast üle süüa, siis oleks see pilt juba ja ka noorte tervis palju paremas korras. Et mida mina näen, on kindlasti see, et rohkem mängulisust peaks sisse tooma ja vähem hindamist, aga samas rohkem looma sellist liikumiskultuuri ja mitte ütlema lastele, et sa pead seda tegema, see on kohustuslik, vaid viia nendeni see info läbi seletusi, et nad saaksid aru, et see on nende endile kasulik, kujundab nende väärtusi kogu ülejäänud järgnevaks eluks ja miks mitte tuua kehalisse kasvatusse sisse, nagu ma ennist juba mainisin, toitumine, kogu enda keha eest hoolitsemine, et meil on antud see üks füüsiline keha selleks eluks, me peame selle eest hoolitsema. Kui me selle eest ei hoolitse, siis me olemegi 60, 70, 80 aastaselt krõnksus ja vigiseme, et kõik kohad valutavad, aga kui me teaksime juba noorest saadik, et kui sa hoolitsed oma selle liikuri eest, siis sa võid 80 aastaselt ka ringi joosta ja lõbusa näoga või 90 aastaselt või miks mitte 100 aastaselt. Aga lõpuks, kui me noorest saadik hakkame vihkama seda enda keha eest hoolitsemist ja pugimegi sisse kõike, mis ette juhtub ja liigutame ennast ainult siis, kui on vaja minna alt lehte tooma, siis me olemegi mingi hetk juba väsinud ja vanad. Et esimesed poisid on meil nüüd saamas siin sel aastal 15, 16, mõni poiss on meil Audentesesse läinud, mõned poisid käisid praegu Audentese katsetel, et nende esimeste poistega, kelle me hiljem võtsime siin 5., 4., 6. klassis, need poisid me proovimegi siin osad suunata Audentesesse, osad on meil juba HC Tallasesse suunatud ja nemad võiksid juba siin mõne hooaja jooksul, miks mitte ka meie juba esindusvõistkonnas mängida. Aga võib-olla selline suurem trobikond kutte tuleb peale siin mõne hooaja pärast, kui meil on plaanis panna oma esiliiga võistkond ja see esiliiga võistkond võiks hakata mängima juba aastal 2020. Hetkel ei oska öelda, millal ta tuleb, kuhu ta tuleb, aga ta tuleb, see on kindel, et muud moodi me lihtsalt ei saa, et praegu, kui ma toon paralleeli, ma käisin hiljuti Taanis ühe akadeemia juures ja seal oli selline väike saareke, kus oli siis kokku 20 000 elanikku ja nende käsutuses oli siis 7 täismõõtmetes käsipallisaali ja kui meie siin Tallinnas, meie elanike arv on kordi suurem ja me võime lugeda siin võib-olla 2, 3, 4 käsipalli täismõõtmetes saali, kus siis 2 me tohime näpumääret kasutada, et see olukord on ikka äärmiselt kehva. Et kui meil tuleb siin iga aasta edaspidi hakkab kasvama peale 10 ja 10 noori, kes nõuavad järjest rohkem ruumi, suurt saali, täismõõtmetes saali, nõuavad seda, et nad saavad kasutada näpumääret, siis see on hädavajalik, et me selle saali saame. Ideaalis muidugi tahaksime seda juba kas või homme saada või ülehomme või siis mõne aasta jooksul, aga võib-olla reaalsem perspektiiv on siis 5 aastat, et ma arvan, et suuremat perioodi me lihtsalt vastu ei pea. Absoluutselt, et kui juba oma saali me saaksime oma nii-öelda keskuse, kus on lisaks siis käsipallisaalile kindlasti olemas jõusaalid, muud vajalikud treeningtingimused, miks mitte võimalus ööbida, kutsuda külla võistkondi võõrsilt, absoluutselt siis oleks meie unistus luua selle juurde ka akadeemia ja miks just akadeemia, siis me näeme, et selline traditsiooniline või mis traditsiooniline Eesti ajal taas elustatud spordiklubide süsteem ei tooda võib-olla nii palju seda tulemust, kui võiks või peaks, kuivõrd tootsid tulemust Vene ajal spordikoolid. Ja me näemegi seda perspektiivi, mida on ka teised paljud nüüd Eestis märkamas, aru saamas, et kui koondada tugevad kas siis kutid või tüdrukud ühte kohta, teha ka nendega korralikku professionaalset trenni,
elada koos, hingata ühes rütmis, siis tulemused tõusevad, tase tõuseb ja me suudame toota tõeliselt tippkäsipallureid. No hetkel jah, tõesti käsipalluritel on võimalus ka Audenteses käia, aga jällegi me ei taha midagi Audenteselt ära võtta, vastupidi, me tahaks luua veel lisavõimalusi käsipalluritele, sest ainuüksi Audentesest jääb väheks. Mille poolest Audentesest erineks? Kindlasti selle poolest, et juhul, kui me saame oma keskus, oleks meil enda käsutuses täismõõtmetes käsipallisaal, meil oleksid oma treeningkeskus, kompleks, kus me saaksime keskenduda ainult oma asjale, teha seda oma rütmi järgi, oma kava järgi, et kui Audenteses ollakse seal sigri-migri kõik sassis, segamini kõik spordialad, siis omaette meil oleks kindlasti seda asja veel professionaalsem teha.